hirmsasti vihma sajab praegu, aga õnneks teil on siin varjualune. See tuleb kindlasti, ma loodan, et seda ei ole homme vaja, aga kui juhuslikult tuleb vihma, siis see on väga vajalik. Kuidas on teie kohviku nimi? Lasteaed. Ja kus te asute? Vehemaa T6. Ja mis kellest homme lahti olete? 12 kella 10 õhtul. Ja kas siin on siis ainult lastele suunatud toit või räägime toidust natukene? Toidust on siis niimoodi, et hakkame siit kohe pihta. Tema on Amanda ja tema tegi pannkooke. Siis on siin tehtud ka üks opsi magustoit. Siin on maasikad, vahukoor, kohupiim. Siis on siin Hiiumaalt pärit mets- ja põdra konservis tehtud sellised toekad võileivad, mis mulle väga meeldivad. Siis on siin tänane eri on vutimunad ja samast aia tagant korjatud nõgesed, et pole kuskilt keemiat saanud. Ja nõgesest on tehtud nõgese majonees. Esimest korda proovisime. Tuli nii hästi välja, et ei uskunudki. Ja väga hea maitseb ka. Siis on veel siin klassikaline kiluvõileib. Siis siin on veel tehtud puurappi. Ja. Siis tuleb ka siia vahele üks taldrik nõgese supiga. Selge. See valmib. Siis on siin järgmine, et nõgest oli nii palju, et nõgesest tegime, see on taimetoidu sõprade seas kindlasti lemmik, on kartuli nõgese kotlett. Siin on siis sees kartul, nõges ja muna ja selline hästi huvitava ja erakordse maitsega ja väga ägeda nõgese tekstuuriga. Ja siis järgmine toit on meil küülkotletid. Väga lihtne. Pakk liha, salat, selline toekas kõhutäis. Väga maitsevasti, ma tulen korraks see katuse alla. Ja. Siis saame veel rääkida magusast poolest. Siin on meil kurikuulus kokapoiss Viimsi vallas. Kuidas su nimi on? Fredi. Fredi ja sinu küpsetisi muidu saab osta taluturult. Jah, laupäeviti. Aga sellel nädalavahetusel laupäeval sa oled siin ja pakud kõike seda head ja maitsvat siin. Jah. Mida sa pakud homme? Siin on meil koha peal on juustusai rohelise pipraga. Siis siin on rosinasai keedukreemiga. Siis siin on meil šokolaadisai. Ja siin on veel mandlikroissant. Väga palju asju meil puudu. Näiteks pontsikud, Napoleoni kook ja mis mul veel? Leib võib tegema. Ja leib ka veel, ise teeme leiva veel nõgese supi kõrvale. Aga kuidas maksta siin homme saab? Sularahas. Nagu igal pool. Ja ma vaatan, et see miljöö on siin hästi lastele suunatud, et kindlasti pered on oodatud. Eks see nii see istumine siin jääbki, et saab seal katust all istuda, et vaadake inimesed, siin on katused, mis ta võib juhtuda, et homme läheb vaja. Meil on suur pluss on see, et me tegime eraldi külaliste jaoks, tegime WC. Ehitasime täitsa luks WC õue, kus on vesi ja elekter sees, et see nurga taga ja seda saavad siis kõik kasutada, et ei pea koju minema. Aga kohtumiseni siis homme ja täiega! Täiega!